Ahoi! Olen hetkel Horvaatias. Karantiinin siin, et enne USAsse minna. Ja discgolf.ee on esitanud mulle küsimused koos Indrekuga ning vastame siis täna neile. Mina sisenesin just autoga Pärnusse ja mõte on siis selline, et sellel nädalal koguda Eesti discgolfi ala parimatelt mõningaid mõtteid, et kuidas nende jaoks suvehooaeg kokkuvõttes oli. Kuna ma ise sageli avastan ennast olukorras, kus ma ei ole näinud mõnda filmi, mida kõik teised minu seltskonnas on näinud, võib-olla ma pole isegi pealkirjast kuulnud, siis ma küsin täna ka igalt mängijalt lõpus ühe filmisoovituse. Ehk siis nad saavad vastata küsimusele, et kui sinu suvehooaega, kui veel hooaeg mõnes mõttes edasi läheb, kui sinu hooaega ühesõnaga kokku võtta, siis milline see oleks? Selle hooaja kõige positiivsed mälestused on ilmselt, et ma sain Euroopa meistrivõistlustel käia, Eesti koondist esindada ja suutsin sealt medaliga tagasi tulla ja et ma suutsin Baltimaade meistrivõistlused võita ja et ma see hooaeg tutvusin väga paljude uute inimestega, siis ma ütleks. Minu selle hooaja kõige positiivsemad mälestused on ilmselt erinevatelt suurematelt võistlustelt. Ei ole midagi sellist nüüd midagi väga imelist, aga päris mitmetel turniiridel ma tundsin, et mu mäng heal päeval jooksis kokku nii nagu ka maailma tippudel, et olin suuteline nendega nii-öelda küll mitte võib-olla terve turniiri, aga vähemalt mõne ringi vältel mängima punkt-punktis. Siiani on hooaja kõige eredam hetk, ma arvan, see, kui ma võitsin Great Lakes Openi. Et see oli kõige pingelisem, ta oli nii-öelda esimene siis suur võit ja päris siis Elite Series Pro Touri võit, et see oli tõesti väga eriline ja ütleks, et kõige positiivsem mälestus. Kõige positiivsem mälestus kindlasti Eesti tippsündmus ehk et siis Eesti meistrikad ja 4. meistritiitel. 4. tiitel ja kõike seoses sellega, et me kõik vananeme ja meil tulevad uued noored sportlased peale ja MP40 divisioon on muutunud väga tugevaks. Et kui esimestel aastatel võib-olla tulid selliste vähemate kogemustega mängijad, siis täna me ei saa seda enam öelda, et meil tulevad juba väga kogenud MPO mängijad üle MP40-sse, et see tõstab taset päris kõvasti. Minu kõige meeldejäävam hetk sellel hooajal, ma arvan, et on tops eestikatel, sest et ma ei ole väga tihti visanud võistlustel topse. Või üldse, mul ei ole see topside pagas mingi ülisuur. Ja lisaks oli väga pikk paus ka enne seda topsi, ehk siis, ja lisaks ma sain selle veel videosse, mis oli eriti kõva. Et ma arvan, et see on üks eredamaid seikasid sellel aastal. Nii, väike update. Kui te kunagi tahate midagi sarnast teha, mida mina praegu katsetan, et teed mingite coolide discgolferitega väikseid videosid või asju, siis arvestada, et tegelikult taustal seda sebimist ja kokkuleppimisi on väga palju. Nii palju, et kui ma läksin Pärnust läbi, tahtsin võtta Hesburgerist ühe burgeri. Vahepeal oli nii palju kirjutamist, helistamist. Neil endal on ju ka kiire pigem, et see on nüüd täiesti jahtunud. Ilmselt talvised meistrikad, mis läksid suhteliselt aia taha suuresti tegelikult iseenda süül, sellepärast, et treeningringe alla väga ei teinud ja tagantjärgi mõeldes ütleme nii, et läksin kergelt mütsiga lööma, et vaatame, mis saab. Siiani kõige raskem moment on olnud siis ilmselt MM sellele eelnev nädal ja siis ka MM-il võistlemine, et kuna võidelda tuli mitmeid lahinguid samal ajal, et oli väike vigastus ja natuke võib-olla mentaalselt ka selline mitte kõige parem seis, et see kõik mõjutas väga mind ja
ja ütleme, et oli raske periood. Kindlasti USA-sse jõudmine nüüd meie esimese tuuri alguses, kus selline sisseelamine ja sisse sulandumine oli natukene keeruline või harjumatu üle nii pikka pausi. Ja kindlasti Hiiumaal siis Estikate pooleli jätmine vigastuse tõttu siis. Kõige raskemad hetked olid, ma arvan, et Baltimaade meistrivõistluste algus ja terve siis Eesti meistrivõistluste võistlus, ma arvan. Mis need võistlused raskeks tegid? Kuidagi, ilm ei olnud võib-olla kõige parem ja Pärnus küll tundsin radu, aga Hiiumaal oli natuke nagu radade nagu tundmisest jäi natuke puudu, et võib-olla siis natuke vähe sai nagu harjutada. Aga kõigil olid võrdsed tingimused, nii et ei saa selle taha pugeda. Sellel hooajal õppetund, ma pigem ütleks, et igal hooajal midagi õpib enda jaoks ja kindlasti õppetunni andis seesamane talvine meistrikate teema, et alla sai mängitud 2 ringi küll, üks neist oli nädalamäng, teine oli paarikad ja ainult selle pealt minna tahtma ja loota, et mängid poodiumile on ikka selge blondiini tunnusmärk. Hea küsimus. Kindlasti on palju erinevaid asju seoses siin turniirideks valmistumistega, mingid asjad, mida ma arvasin, et mis vigu võib-olla ei tee. Mõned tekkisid näiteks enne võistlust liiga palju treeningringe, liiga hoogsalt, eriti peale pikki lendamisi, sõite ühelt võistluselt teisele. Et sellise väsimuse pealt kohe tugevat korralikku treeningringi minna mängima ja gameplani paika panema ei ole hea mõte, et tuleks võtta natuke rahulikumalt neid esimesi päevi. Igalt poolt natuke, igas viskestiilis midagi muutus, mingid uusi liine nägin, võib-olla sain natuke kindlust mingites asjades, mida ma olen võib-olla vähem muidu kasutanud. Minu filmi või sarja pealkiri, mis iseloomustaks kõige paremini minu senist hooaega, on mu lapsepõlve lemmiksari, mille nimi oli siis MacGyver. Hooaja alguses siin olin suht palju kimpus võib-olla mängu leidmisega, eriti just USA-sse jõudes, et tekkisid mingisugused suured errorid, nagu ka siis seal tuntud sarjas, kus alguses alati jäädi lõksu või kuskile kinni. Siis mõnda aega tuli nagu hästi välja, hakkas kõik paremuse poole liikuma, scramblimine läks väga heaks. Aga siis Hiiumaal hooaja lõpus sai see duct-tape ja taskunuga läksid kaduma või said otsa, et siis see oli kahjuks niisugune täielik põrumine, et ma ei tea, MacGyveril võib-olla uut hooaega ei tule, aga minul on plaanis veel mängida. Enda suvist siis võistlusperioodi, ma arvan, et ma võrdleks Jumanjiga, et kes on seda näinud, et siis see on üsnagi, või oskan sellega paralleele tuua, et samamoodi nagu nemad lähevad siis arvutimängu, mina läksin USA-sse, pidin seal võitlema erinevate probleemidega, ei olnud küll need mingid reaalsed koletised, kes mind ründasid, aga võib-olla minu enda sees mingid lahingud, mida oli vaja pidada ja vigastusest üle saamine, ja õnneks nii nagu ka siis filmis väljusin ka mina sellest võitjana või vähemalt nii ma tunnen. Super. Ohtlik lend. Filmsari, ma olen selline ajalooliste filmide fänn, et kangastub natukene selline film aegade hämarusest nagu Gladiaator ja sealt siis peategelase kuulus repliik. Rooma väepealik halbade juhuste kokkulangemisel satub siis gladiaatoriks ehk et siis vabavõitlejaks ja sealt tema teekond uuesti jälle üles ja tagasi viidab kokkuvõttes. Sügisel enam väga palju midagi ei juhtu. Eno-Juuliga üritame veel kaitsta paarikate tiitlit ja siis tõmbame hooajale põhimõtteliselt joone alla, et aitab küll selleks aastaks. Sügiseks oleme planeerinud veel ühe reisi USA-sse. Enne seda siis veedame taaskord 2 nädalat Horvaatias, kus me samuti võtame osa ühest kohalikust võistlusest.
ja oleme väga põnevil, et me saame reisida, võtame Isabelli ka endaga kaasa ja tore on näha kõiki vanu tuttavaid ja taaskord nii-öelda maailma areenil siis üles astuda. Üks suur plaan on veel, me oleme korraldamas traditsioonilist jõulumaa Openit. Siin vahetult peale tagasijõudmist 16-17 oktoober jõulumaal siis mängime mõlemal rajal. Esimest korda siis on tegemist PDG võistlusega ja meil on plaanis hästi palju ägedaid side event'e ja fun'i sinna juurde, nii et loodame, et tuleb palju võistlejaid ja kõigil on põnev ja lõbus. Polegi niimoodi veel mõelnud, et praegu on põhihooaeg läbi, ma nagu pigem võtan nagu rahulikumalt, et nüüd saab natuke jalgpalli rohkem mängida ja discgolfi ja et eks mul mingit plaane täpselt pole, aga pigem vaatan jooksvalt, et mis saab siis. Kas sa üritad jalgpallis oma vennale ka kandadele astuda või? No eks natuke ikka, aga eks discgolf meeldib ka ikka ja mõlemat meeldib teha, et eks näis, mida tulevik toob. Ma plaanisin ise siis pärast neid jutuajamisi ka nagu diski mängida jõulumehel. Aga no ütleme nii, et ma olen paar asja teile võlgu. Nimelt esiteks Kristinilt täiesti ununes küsida tema suurima kogemuse või õppetunni kohta sellest seni kestnud hooajast. Ja ta kirjutas mulle pärast, et selleks tegelikult oli mitu vana õppetundi, mis said kinnitust. Aga võib-olla midagi, mis oli uus, et kindlasti tuleb rohkem leida parem tasakaal siis puhkamise ja treenimise või võistlemise vahel. Et sellel hooajal ta pidi ikka enne olematu väsimusega rinde pistma. Nii et see oli tema puhul midagi uut. Nii, kui te nüüd mõtlete, et ma olen võsas ja otsin oma kadunud ketast, siis tegelikult see üldse nii ei ole. Kes teab ja on käinud, siis teab, et selline vaatepilt nagu praegu minu selja taga on teisel pool teed. Kassi tänava pood. Kummaline pood, kui ma esimest korda siia tulin. Mõtlesin nii suvalisel lambil tänaval. Aga Tiiski rahva jaoks on see päris armas koht siin juba. Ammu. Nii, Anthony Enden. Kuulame, mis tal rääkida on. Selle hooaja parimad mälestused, esimeseks kindlasti Sindi ring EDGL-i 3. etapil, siis -13 elu parim ring PDG reitingu poolest, elu parim ring mängulises pooles, üks nii-öelda enda 6 aasta jooksul üks täiuslikemaid ringe, et kõik sujus, eks väikseid nihkeid ja viperdus ikka tuli, aga kokkuvõttes 18 korvi peale ikkagi parim sooritus. Siis järgmisena kogu selle sama etapi võit, ehk siis teisele ringile liidrina, see oli jälle uus kogemus, uued tunded, natukene mänguliselt oli teistmoodi vaja mängida ja siis kogu sarja üldvõit, mis siis kulmineerus Kiiu etapiga, et need on nagu sellised kolm asja, mis üksteise järel tulevad ja üksteist ka mõjutasid, et need on siuksed selle hooaja kirkamad mälestused. Mis on sinu hooaja parim mälestus? Minu hooaja parim mälestus on Eestikate teine koht, mille üle ma olen väga õnnelik. Mis oli kõige raskem hetk sellel aastal, suvel? Kiiu etapi viimane putt, sest see otsustas, kas ma lähen teist kohta ümber mängima või saan lihtsalt teise koha. Mis sai? Sain teise koha. Kõige keerulisem moment kogu hooajal oli EDGL-i teine etapp. Metsa ja Järveojani etapile ma läksin nii-öelda suurte ootustega, et tunne on hea, vorm tundub hea olla, et see hooaeg võiks nagu midagi isegi teha. Ja siis Metsa ja ring oli nagu, seal ma ei saaks öelda, et reaalsus toodi majja, aga lihtsalt nagu aju ei saanud sellest aru, et tegelikult kõik tunne, enesetunne, kõik ettevalmistus, kõik asjad olid nagu jumala head. Lihtsalt sellel päeval mitte ükski asi ei klappinud. Kõik ebaõnn, kõik väiksed nihked ketta lahtilaskmisel nurkadega, kõik oli valesti. Ja siis sealt tuligi minna järgmine hommik Järveojani teises puulis ja peaaegu et viimasena. Karm. Minu kõige raskem hetk sellel hooajal. Neid on üsna palju.
Ma arvan, et võib-olla EM oli üks raskemaid, sest et see tulemus, mida sinna mängima läksin, ei olnud päris see, kuidas välja kukkus. Aga jällegi väga aus siuke õppimise koht ja mis ei tapa, see teeb tugevaks. Ja samamoodi mul oli sealt väga palju võtta kaasa järgmistesse võistlustesse. Mida uut õppisid sellel suvel? Sellel suvel midagi uut väga ei õppinud, vaid üleüldiselt arendasin oma mängu ja sain sellega hästi hakkama. Ma õppisin võib-olla, ma ei tea, kas seda öelda nüüd õppisin, aga ma sain oma mängu mingil määral paika selles osas, et otsuste vastuvõtmine, millised kettad, millised visked, natukene õppisin juurde ka võib-olla üldse visset kui tehnilises aspektis, et tegelikult sellel aastal nii mõnigi on maininud või imestanud ja ma ise olen seda ka siis maininud nii-öelda vastusena, et ma olen tegelikult eelmised 2 hooaega raiunud eeskätt puhtalt selleks, et see tunne saada. Et aru saada, mida ma tegin vanasti valesti, miks valed kettad, mis iganes, ehk siis õppisin väga palju, ütleme, mängima. Tegelikult selle aasta, ma arvan, see niisugune edasiminek ongi see, et ma tunnen ennast mugavalt nii eeskäega, tagakäega, lähenemistel, drive'idel, mis iganes. Et see on võib-olla see, mis siis tegelikult aitas ka selle väikse sammu stabiilsuses teha sinnamaani, et ka näiteks karikasarjas üldvõit võtta. Sügisel plaanis on nüüd täna siis nädala pärast on ju paaris Eesti meistrivõistlused, et lähen Mari-Liisiga segapaari mängima ja siis nädalavahetusel Mattias Vutiga mängime MPO paaris meistrivõistlustel ja pärast seda ainukene võistlus, mis praeguses seisus mul on mõttes, kus ma tahan kindlasti osaleda, on Jõulumäe Open Kristjan ja Silveri eestvedamisel. Sügisel veel teen seda, et lähen Nokia Openile kohe varsti, mis toimub siis juba reedel ja üritan seal oma mängu mängida. Väga. Millise filmi või sarja pealkirjaga iseloomustaksid seda läinud hooaega? Läinud hooaega iseloomustada filmi või sarja pealkirjaga, ma mõtlesin selle peale ja lõppkokkuvõttes ma kasutasin Google'i abi, sest ega ma tegelikult naljaga võib igasuguseid asju kokku panna, aga ma arvan, et ma leidsin ühe pealkirja, mis lugedes selle filmi enda nii-öelda tutvustust ei klapi absoluutselt, ta on päris dramaatilise sisuga film, aga pealkirjana The Perfect Round. Sellel hooajal see üks tuli seal Sindis, kus siis sai need karikasarja nii-öelda võtmed enda kätte, nendega tuli lihtsalt lõpuks sinna ukseni jõuda ja see karikas sealt ukse tagant ära tuua, et jah, Perfect Round see Sindis oli, ehk siis järgmine aasta saab võib-olla midagi vingemat välja mõelda. Siis edasi. Nädala lõpupoole läinud reedel sõitsin siis lausa Tartusse ja ideaalis oli mul plaan siis seal rääkida kõiki neid samu jutte ka Kristjan Solodoviga ja siis Keiti Tättega, aga kuna ajaliselt läks väga kiireks, siis jõudsin ainult Keitiga kokku saada ja Kristjan kirjutas mulle oma vastused lihtsalt netis samamoodi ja tema kõige parem mälestus oli mõistagi Euroopakate MP40 väärt 7. koht. Kõige raskem kogemus oli see Estikate siis esimese ringi ilm, et sellega ta lihtsalt tundis, et ei osanud esialgu kohe mängida, aga tegelikult tuleb lõpuni pingutada ja lihtsalt ära teha. Et oleks võinud selle 3. kohasel ka välja mängida, ta siis jäi 4. Ja sügise mõttes tal palju plaane pole, praegu on palju tööd ja tegemist ja pigem on hea, kui töö ja pere kõrvalt veel jõuab midagi, aga soovime järgmiseks hooajaks igal juhul kõike paremat Kristjanile. Kõige positiivsemaks mälestuseks on kindlasti Euroopa meistrivõistlused, 3. ring, 9. rada, kus sain siis oma 3. viskega väga kaugelt, ehk siis kuskil 130 meetri kauguselt ketta topsi visatud.
see oli väga lahe, sest seal oli hästi palju rahvast ja seda filmiti ja kindlasti on, ma usun, enamus eestlaseid seda näinud. Mis oli sellel hooajal kõige raskem või väljakutsuvam? Kindlasti Eesti meistrivõistlused, viimane ring, kui läksin siis rajale vist 12 viskelise tuumaga, et see oli vaimselt hästi-hästi raske. Kuna ma eelnevad ringid olin hästi head mängu teinud, siis viimane ring ma tundsin, et see oli vaimselt hästi raske ja ma ei suutnud nagu nii väga enda mängu mängida, aga ma tegin ära selle, mis vaja ja sain Eesti meistritiitli, et see on nagu minu jaoks väga-väga suur asi. Mida uut sellel hooajal õppisid? Õppisin seda, et tuleb hästi enesekindel olla ja endasse uskuda. Hooaja alguses mul oli enesekindlusega probleeme, kuid siis ma sain aru, et niimoodi ei ole võimalik head mängu teha, et selleks, et teeks head mängu, peab endasse uskuma. Sellel suvel õppisin väga palju enda kohta. Siis lisaks võib-olla sai mõnele asjale teise pilguga vaadatud ja näha, et kus saab juurde panna ja nii-öelda tagasi back to the basics mindud, et selles mõttes see oli siuke, kuidas ma ütlen, otseselt mitte nagu täiesti uus asi, aga asi, mis oli puudu, ma arvan. Mis sügisel veel edasi saab? Sügisel on plaanis hästi palju trenni teha ja hakata ikkagi varakult algavaks hooajaks valmistuma, nii discgolfi trenni kui ka füüsilist. Samas tahaks teha Tartus ka treeninggruppe paar tükki, et siukseid putitrenne anda, et see on ka natuke nagu tulevikuplaan ja võib-olla ka mõningaid koolitusi. Ma ütleks selleks filmi pealkirjaks Never Back Down, sest ma tunnen, et see on selle hooaja teema olnud, endast kõike anda ja mitte kunagi tagasi vaadata. Nii, Järtal olen ma siis praegu sellepärast, et õige pea saan kõiki neid sammu küsimusi küsida ka Roland Kõurilt. Ja praegu ta valmistub paaris meistrivõistlusteks koos Villega. Ma arvan, et minu selle aja kõige positiivsem mälestus oli suviste Estikate 4. koht MPO klassis. Ja see on ilmselt mälestus, mis jääb kõige rohkem meelde. Et tulin 4. poolist ja viimane ring Pühalepal läks väga hästi. Lõpetasin tulemusega 6 alla ja proovisin enda vigu vältida. Kuigi sain kõige lihtsamalt rajalt paugi, aga kõigil juhtub seda. Ma arvan, et sellel hooajal oli kõige raskem hetk seal Pärnu ja Sindi EDGL-il teine ring jõuda liidrile Martin Pugastele järgi. Et temaga oli seal kõva madistamine. Uusi kogemusi otseselt ei olnud, võib-olla see, et mängisin esimest aastat erinevatel võistlustel MPO-s ning see oli kindlasti väga kogemus ja putti lihvisin kindlasti rohkem kui varasemalt ja selle üle saab olla õnnelik. Mis sa sügisel veel plaanid teha või kus võistelda? Otseseid võistluseid ei ole peale paaris meistrikate, mis on siis nädala pärast. Aga muidu lihtsalt kodus putti lihvida ja sõpradega rajal käia. Kellega sa paaris meistrikat rajad? Mängin paaris meistrikaid Roland Kõuriga. No hooaja kõige positiivsem mälestus oli kindlasti talvised Eesti meistrivõistlused, mis oli minu jaoks siis esimene selline suur võit ja kindlasti pakkus palju huvi ka edaspidi rohkem võistlustel käia. Mis sa tundsid, et võib-olla kõige raskem hetk sellel hooajal oli? Samamoodi siis need talvised Eesti meistrivõistlused, kus viimane ring mul läks natuke kehvemini ja Ville ja Heigo võtsid juba järgi mulle mitu viset ning viimasel 2 rajal oligi selline pingeline putt kuskilt 8 meetri pealt, kes teavad, siis eelviimasel greenil oli ka väga jäine, aga sain õnneks selle putti sisse ja oli selline mugavam edu enne Saarekat, kus nagu kes mängisid, siis teavad, et oli väga keeruline rada ja palju viskeid seal saadi ja anti ära. Mis oli mingi uus ja põnev kogemus? No, minu jaoks kindlasti ainulaadne kogemus oli Euroopakatel siis mängimine, et Eesti koondise esindamine niivõrd suurel välismaal võistlusel. Minu jaoks oli üldiselt esimene välismaal võistlus ja kohe sellisel tasemel ka, et oli väga hea kogemus ja sain teada, kuidas ka palju kõrgemal tasemel juuniorid mängivad seda mängu. Mis sa sügisel veel edasi plaanid? Sügisel siis tulevad nüüd
Tartu linnameistrivõistlused ja Tartumaal ka mitmed muud võistlused, näiteks Nõo valla lahtised, Kambja valla lahtised ja kindlasti ka üle Eesti siis paaris Eesti meistrivõistlused, mis ongi nüüd nädala aja pärast. Mille jaoks sa siin praegu harjutad ka? Täpselt nii, jah. Järtas ma olen. Just. Mis filmi pealkirjaga sa iseloomustaksid hooaega? Oma hooaega iseloomustaksin ma sõnaga Narnia, sest käisin igal pool erinevates kohtades ja viskasin kettaid palju metsa ja selline on discgolf. No ilmselt sellise põneviku või siis thrilleriga, sest väga tihe hooaeg oli ja ma tundsin, et võistluste vahel oli nii vähe aega vahepeal, et ma ei saanudki tegeleda väga palju mingisuguse tehnika arendamisega või stiili muutmisega, sest kohe tuli järgmine võistlus ja ma ei suutnud lihtsalt lõplikult seda selgeks saada endale. Ja siis pidingi niimoodi vana rasva pealt mängima, nii nagu mul tehnika oli ja kuidagi ise kompenseerima. Äge, siis head valmistumist veel paarikale ja laseme su viimast korvi harjutama. Aitäh! Ma iseloomustaksin tänast aastat või siis tänavust hooaega filmiga nagu Peaceful Warrior. Ma võib-olla täpsemalt rohkem ei räägigi, mis see nagu film, millest see film räägib, aga ütleme räägib. Aga kindlasti kui sa teed sporti ja sa seda filmi näinud ei ole, siis see on üks kohustuslikke videomaterjale, mis sa võiksid kindlasti läbi vaadata. Veel on plaanis see, et hetkel olen Horvaatias, teen siin trenni karantiinis, seega 2 nädalat, et USA-sse minna ning seejärel mängin USA-s 3 võistlust. Ühe B-tieri Battle for Bedford, siis National Tour Music City Open ning seejärel juba grande finaale USDC. Ehk siis need viimased 3 võistlust on mul see hooaeg veel plaanis ja siis on aeg hakata valmistuma järgmiseks aastaks. Ja lõpetuseks aitäh kõikidele toetajatele ja näeme rajal!